kõik inimesed, sõbrad ja kolleegid, lihtsalt toredad inimesed, kes siia saali on kogunenud. Kell on 10:47, täna on 4. aprill ja mul on antud siis selline austav ülesanne, järjekordne looduskultuuri seminar lahti juhatada. See on siis järjekorras 3. Kui te mäletate, esimene puudutas kaitsealasid, kaitsealad tähendust kultuuris ja ka teistes inimvaldkondades. Eelmisel aastal me tegelesime sellise teemaga, et milline võiks olla loodushoiu sõnum, vaadeldes erinevaid aspekte. Ja siis tänasel päeval oleme me kokku tulnud siia Loomaaia punasesse saali selleks, et mõtiskleda teemal loodushoiu tulevik. See on kindlasti väga pretensioonikas ja ambitsioonikas teema, aga vahest ka üks väga pakiline teema, sest kiired muutused meie ümber, aga paraku ka meie mõttemaailmas paratamatult sunnivad meid mõtlema teemale, et kuhu me oleme jõudnud ja kas see, kuhu me oleme jõudnud, on midagi taolist, mida me võiksime pidada rahuldavaks või heaks. Kui nüüd kuulata meedia vaheldusel päevast päeva tulevaid uudiseid maailmast, erinevate eluvormide arvukuse vähenemisest, elupaikade kokkukuivamisest, siis vähemalt globaalsel skaalal me võiksime öelda, et see, kuhu on jõudnud loodushoid, on midagi, mille puhul me võiksime öelda, et asjad on hästi. Ilmselt siin on väga palju hinnangulisust, nii et raske on üldse öelda, millal asjad on hästi. Aga selge on see, et kui põhiteemad enam ei ole karismaatilised liigid, kelle arvukus väheneb, aga vähenevad liigid, kui me loomadest räägime, kes on massliigid, kui mainiksin ära lihtsalt amfiibe, putukaid, siis see kipub olevat üsna õõvastav. Või ka rääkides suurtest bioomidest, suurtest kooslustest, mainime ära siin korallirifid või vooluvee elustiku järsk elustiku halvemaks minemine, magevee elustiku halvemaks minemine, siis see on kindlasti midagi taolist, mille puhul võiks öelda, et asjad ei lähe päris nii, nagu nad peaksid minema. Nii et mis ja kas on läinud valesti ja kuidas edasi? Need on siis võib-olla teemad, mis need 2 päeva väga üldistatult peaks omavahel kokku võtma. Kui me räägime loodushoiust, siis me räägime paratamatult ajateljest, me räägime paratamatult kontseptsioonidest, me räägime väärtustest ja paratamatult ka räägime kõigest sellest, mis ümbritseb seda valdkonda, mida me nimetame loodushoiuks või looduskaitseks, kuidas keegi eelistab. Ajatelg on midagi taolist, mis on pikka aega toiminud, retrospektiivist tagasi vaadates on võimalik hinnata, mil määral ootused, kontseptsioonid on olnud need, mis on viinud tulemusele, mil määral on need, mis ei ole viinud tulemusele ja mil määral võib-olla oleme ajaloos ära unustanud midagi taolist, mis oma olemuselt on olnud väärtuslik ja mis oleks võimalik või vajalik uuesti elustada. Kontseptsioonid, väärtused, ideed, need on ajas muutunud väga palju, aga sama oluline on ka see, mil määral, kui palju teatud loodushoiu ideid inimesed endas kannavad. Eestis selliseid uuringuid ei ole, mul on näppu jäänud Ameerika Ühendriikides tehtud uuringud. Sotsioloogiline uuring küsimusega, et kui palju inimesi peavad ennast keskkonnakaitsjateks, ehk siis environmentalistideks. 89. aastal 76%, 2008 aastal 41%. Või siis kes on need inimesed, kui palju neid on, kes tunnevad muret looduslike alade vähenemise osas. 89. aastal 58%, 2008 44%.
päris suured muutused selles, millised on inimühiskonna väärtused. Ja ei tea, kas meil on põhjust kahelda, et Eestis on olukorrad teistmoodi, mõtlemise koht. Siis kontekst, loodushoiu kontekst läbi aegade. Kindlasti ta on ruumiline, et me peame mõtlema, kuidas globaliseeruvas maailmas lokaalne ja lokaalne omavahel suhestuvad. Kultuurilises mõttes ka, mõeldes, kui kiiresti muutub kultuur, kui kiiresti kultuur globaliseerub ja kui kaugele jäävad uutes kultuurivooludes tegelikult looduskeskkonna mõtestamine. Kui keegi on lugenud või ei ole lugenud, siis selline Harare raamat nagu Jumal inimene, Homo Deus, annab päris hea ülevaate, millises suunas liigub inimeste veendumuste, arusaamade maailm, posthumanism, kus on tegelikult väga vähe kohta sellele, mida võiks nimetada maailma mõistmiseks. Või siis majanduslik kontekst, neoliberaalne vabaturumajandus, määral on see üldse kokku sobiv loodushoiu ideedega. Ja seaduskeskkond, mis tegelikult alati ühel või teisel kujul pikemas ajaskaalas peegeldab väärtushinnanguid ühiskonnas, mil määral tegelikult see on taoline, mis toetab tegelikult loodushoiu ideed. Ma tahaksin ära markeerida mõningad väiksemad teemad, mis mulle tunduvad, et on praeguses kontekstis olulised, kui me mõtleme tuleviku peale. Esiteks loodushoiu kui temaatika marginaliseerumine või marginaliseerimine. Puutusin sellega kokku tegelikult selle seminari ettevalmistamise ajal, kui ma proovisin leida inimesi väljaspoolt meie väikest kogukonda, kellele loodushoid on oluline teema, rahanduse ringkondadest, majandusringkondadest, äriringkondadest, et nad prooviksid tuua omapoolset visiooni loodushoiust oma vaatevinklist. Ja kõik ütlesid ära. Et põhiline äraütlemise põhjus oli see, et nad ei näe, et see teema neid kuidagi üldse puudutab. Ehk siis näiteks pangandusringkondade mõttemallid, mudelid ei võta loodushoiu temaatikat, populatsioonide vähenemist majandusmudelites absoluutselt üldse arvesse. Siis teine teema on see, et me loodushoidjatena vist vaatame väga palju sissepoole, mil määral me oleme suutelised kommunikeerima sõnumeid väljapoole, ehk siis rääkida selles keeles, mis kultuurimaastikul teised kultuuritegijad, kultuurikandjad tegelikult mõistavad. Veel üks oluline teema on loodushoiu redutseerumine detailidesse, üksikväärtuste nägemine ja üldise tervikpildi, tervikväärtuse mittemõistmine. Ja siia juurde ta võib olla seadusriigis, õigusriigis seaduse idee tähtsuse kasv ja selle taustal kuskil ökoloogilise mõtlemise ära kadumine. Ja lõpuks loodushoiu elitariseerumine, kontsentreerumine keskustesse, kusjuures kohaliku elanikkonna mõistmine loodushoiu tähtsusest, sisulisest väärtusest nende endi jaoks jääb järjest väiksemaks, nii et tegelikult toimub elitariseerunud loodushoius teatav nagu võõrandumine tegelikkusest. Viimase punktina tooks ühe olulise valdkonnana välja uute normaalsuste tekkimise. Üks mu kursuse kaaslane ja väga hea sõber on kunagi ütlenud, et loodushoid tegeleb nende väärtuste alalhoidmisega, mida me õppisime väärtustama lapsepõlves. Ja sellel on väga suur tähendus, sest põlvkonnad vahenduvad ja järgmised põlvkonnad näevad maailma sellisena, nagu ta oli lapsepõlves ja arvab, et nad sellisena peavadki olema, kusjuures muutused on juba toimunud. Pean tunnistama, et ise ma juba tajun normaalsuste muutumist märkimisväärselt ja see paratamatult annab ka teatud ilmingu meie loodushoiu. Niisiis, ühelt poolt on teemasid palju, uudistevoogudest ma rääkisin teist, võõvastavad uudised, mis korraks popsavad pinnale ja kaovad järgmiste skandaalide taha ja näiliselt mitte midagi ei muutu.
Nii et selliseid teemasid, mida loodushoiu tuleviku valdkonnas peaks ja tuleks arutada, on päris palju. Ja ma väga loodan, et need 2 päeva siin seminaris annavad uusi mõtteid, provotseerimisi mõtlemiseks, aga võimalik ka ideid, kuidas edasi liikuda. Aitäh!